Mäletan täpselt hetke, mil mu elu jagunes enne ja pärast. See ei olnud siis, kui Toomas mulle lahutuslehed ulatas, ega ka siis, kui kolisin väikesesse korterisse, kus seinad olid nii õhukesed, et kuulsin naabreid hingamas. See juhtus 3 kuud tagasi, teisipäeva pärastlõunal, kui vana naise kondised sõrmed haarasid mu randmest ja ei lasknud lahti. Aga las ma räägin, kuidas ma üldse selle tänavanurgani jõudsin. Lahutus võttis minult kõik. Ma ei liialda. See tõepoolest võttis kõik. Meie koos ostetud maja, auto, millest ma unistasin, isegi säästukonto, mida olin kogunud veel enne meie pulmi. Tomase advokaat oli parem. Või ehk lihtsalt võitles ta rohkem, sest tal oli midagi, mille nimel seista. Tema kõrval oli Amber, 28-aastane naine, kellel oli perfektsed juuksed ja naer, mis kõlas nagu purunev klaas. Nemad said mu vana elu. Mina sain prügikotti täie riiete ja piisavalt raha, et maksta esimese kuu üüri odavaimale korterile, mille suutsin leida. Olin kunagi õpetaja, 3. klassi. Armastasin neid lapsi. Kuid pärast lahutust ei suutnud ma enam klassiruumi seista. Kõik meenutas mulle elu, mida olin lootnud elada, peret, mida olin tahtnud luua, tulevikku, mis näis kindel. Nii et ma lahkusin. Lihtsalt astusin tagasi ainukeselt ametilt, milles olin kunagi hea olnud. Vajasime kiiresti tööd, nii et võtsin ette esimese võimaluse, mis mulle kätte sattus, Kuller Quick Ship Expressis. Mu ülemus, härra Foster, ei olnud huvitatud mu kraadist ega sellest, et olin kunagi noori mõtlema õpetanud. Talle oli oluline, et ma oskasin sõita kaubiku ja järgida GPS-i, see oli piisav. Töö oli väga füüsiline. Mu jalad valutasid pidevalt. Selg valutas kastide trepist üleskandmisest. Kuid see hoidis mu mõtted hõivatud. Ja hõivatus oli hea. Hõivatus tähendas, et mul ei olnud aega mõelda Tomasest ja Amberist, kes elasid mu majas, magasid mu voodis ja kasutasid mu kohvimasinat. Esimesel päeval märkasin teda, proua Cartwrighti. Kuigi toona ei teadnud ma tema nime. Ta istus lihtsalt 5. ja Mapli tänava nurgal, otse minu marsruudil. Ta oli istunud pappkilbi peale, selg vastu telliskiviseina. Ta kandis riideid, mis nägid välja, nagu oleksid neid juba mitu kuud kantud. Tema käed olid sülle asetatud ja pea all, nagu palvetaks või magaks või üritaks lihtsalt kaduda. Kõndisin temast mööda esimesel päeval. Mul olid omad probleemid, oma valu. Ma ei olnud kellegi teise jaoks energiat. Aga sel õhtul, olles üksi oma korteris, ei suutnud ma temast mõelda. Kuidas ta seal istus? Kuidas inimesed jalutasid mööda, nagu oleks ta nähtamatu? Kuidas tema õlad olid sissepoole kumerad, nagu püüaks ta maailmas vähem ruumi võtta? Ma tundsin seda tunnet. Pärast Tomasest lahkuminekut tundsin ka mina end nähtamatuna, nagu oleksin oma elust kustutatud. Järgmisel päeval peatusin. Kummardusin ja jätsin tema kõrvale pappkilbi peale $5. Ta vaatas üles ja meie pilgud kohtusid. Tema silmad olid helesinised, tuhmid nagu vanad teksad. Ta ei öelnud midagi, vaid noogutas kergelt. Kiiresti lahkusin, kuid kummalisel kombel tundsin end piinlikult. Järgmisel hommikul, kui päike just tõusma hakkas, oli mu päev alanud tavapäraselt. Olin viimasest kohale toimetamisest väsinult tagasi tulnud ja mu jalad karjusid väsimusest. Mul oli taskus vaid $8, millest piisaks kuni järgmise palgapäevani. Olin juba suundumas 5. ja vahtrale, hinge tõmmates, et jätta raha nagu alati. Kuid seekord oli midagi teistsugust. Meres Cartwright, kes tavaliselt istus oma tavalisel kohal, ei vaadanud maad, vaid jälgis tänavat, nagu oleks ta midagi otsinud. Tema silmad liikusid kiirelt ja kui ta mind nägi, pinguldus kogu tema keha. Minu kõhus tärkas kummaline ärevus. Midagi oli valesti. Kummardusin, et raha jätta, ja just siis juhtus see. Tema käsi välkus välja, haarates mu randmest. Ühest küljest oli see hirmutav, sest tema sõrmed olid nii õhukesed, et tundsin iga luud, kuid samas oli tema haare üllatavalt tugev. Ta tõmbas mind lähemale, tema helesinised silmad lukustusid minu omadesse. Lähedalt vaadates märkasin, kui hirmunud ta välja nägi. Sa oled teinud mulle nii palju, sosistas ta, tema hääl oli kähe, nagu poleks ta seda aastaid kasutanud. Ära mine täna öösel koju. Mu süda hakkas kiiremini põksuma. Mis? Minge hotell, ütles ta ärevalt, tema haare tugevnes veelgi.
Homme näitan sulle midagi, aga täna, palun, ära mine koju. Proovisin õrnalt tagasi tõmbuda, kuid inimesed kõndisid meist mööda, ei pööranud tähelepanu. Ilmselt arvasid nad, et olen lihtsalt veel üks hull kodutu. Ma ei saa aru. Mida sa räägid? Küsisin, kuid tema silmad vaatasid närviliselt ringi. Siin ei ole hea. Liiga palju aastaid, ütles ta. Lihtsalt usalda mind, laps. Olen jälginud. Olen oodanud. Ja täna öösel juhtub midagi halba, kui sa koju lähed. Külm hirm kattis mind nagu tumedat vari. Kuidas sa tead, mis juhtub, küsisin, kuid ta raputas lihtsalt pead ja lasi mu randme lahti. Ta toetas selja seina vastu, näidates äkki väsinuna välja. Homme tule siia koidikul. Näitan sulle kõike. Aga täna, palun, jää kuskile mujale. Tõusin tasakesi, mu jalad värisesid. Mu mõtted keerlesid. Kas ta oli hull? Sellel hetkel tundsin, et mu elu oli just saanud pöörde, mida ma polnud kunagi osanud oodata. Kummaline side, mis mind ja Mrs. Cartricti seostas, oli saanud veelgi sügavamaks. Hirmu ja segaduse keskel mõistsin, et see öö võib tuua endaga midagi, mis muudab mu elu igaveseks. Kas see oli mingi nipp? Kuid tema silmades oli midagi. Tõeline hirm, tõeline häda. See ei olnud kellegi jutt, kes oleks omadega segaduses. See oli hoiatamine. Palun, kordas ta, seekord pehmemalt. Sa päästsid mu elu viimase 3 kuu jooksul. Lase mul päästa sinu oma. Astusin tagasi, mu süda põksus rinnus. Inimesed voolasid mu ümber kõnniteel nagu vesi kivi ümber. Tõmbasin välja oma telefoni ja kontrollisin kella. 6:47, mu korter oli 20 minuti kaugusel. Ma võiksin olla kodus kell 7:15, teha mõned instant nuudlid, vaadata midagi mõttetut telekast, minna magama ja hommikul unustada, et see veider vestlus kunagi toimus. Kuid mu käsi oli endiselt tuim seal, kus ta mind kinni oli hoidnud ja tema hääl kõlas mu peas ikka veel. Midagi halba juhtub, kui sa koju lähed. Seisin seal, selle liigse rahva seas, külmunud kahtluses. Inimesed põrkasid minust mööda, ärritunult. Auto puhus signaali. Linn liikus mu ümber nagu alati, ükskõikne ja lõputu. Mu pöial hõljus telefoni ekraanil. See oli hullumeelne. Hotellis viibimine, sest kodutu naine ütles nii. Mul ei olnud isegi piisavalt raha nädalase toidukorvi jaoks. Hotellituba, isegi odav, purustaks mu eelarve. Kuid siis meenutasin midagi. 3 kuud tagasi olin ma kõndimas Viies ja Vahtralehe vahel, oma probleemides uppumas, kui märkasin teda. Miski sundis mind peatuma. Mingisugune instinkt ütles, et peaksin aitama. Mis siis, kui see oli sama? Mis siis, kui mu instinkt üritas mulle midagi öelda? Avasin oma telefoni ja otsisin lähimaid odavaid hotelle. Mu käed värisesid, kui tegin broneeringu. Hotellituba lõhnas sigarettide ja odava puhastusvahendi järele. Voodikate oli plekkidega, millest ma ei tahtnud mõelda ja televiisor näitas vaid 3 kanalit. Kuid see oli turvaline või vähemalt lootsin, et see on istusin voodiserval, vaadates oma telefoni. See oli hullumeelne. Ma just kulutasin $42, mida mul ei olnud, kuna üks vanadaam haaras mu randmest ja ütles, et ma ei tohiks koju minna. Mida ma mõtlesin? Helistasin oma õele Amile, kes oli 2 osariigi kaugusel. Ta vastas 4. helinal, kõlades väsinult. Tal oli 3 last ja abikaasa, kes töötas öösiti. Kuulsin taustal multifilme. Tere, klattis. Mis toimub? Avasin suu, et rääkida talle kõigest, kuid siis peatunud. Mida ma üldse ütleksin? See kõlas mu peas absurdina. Mitte midagi. Lihtsalt tahtsin teada, kuidas sul läheb. Kas kõik on hästi? Sa kõlad imelikult. Ma olen korras. Lihtsalt väsinud tööst. Rääkisime 5 minutit millestki ebaolulisest. Kui me lõpetasime, tundus hotellitoas vaikus raskem kui enne. Proovisin magada. Tõeliselt proovisin. Kuid iga kord, kui silmad kinni pigistasin, nägin proua Cartricti nägu, hirmu tema silmades, meeleheitlikku haaret mu randmel, seda, kuidas ta ütles, et midagi halba juhtub. Keset ööd andsin alla ja lülitasin televiisori sisse. Nähtavale tuli mõni vana film, kuid ma ei suutnud sellele keskenduda.
Jätkasin oma telefoni kontrollimist, vaadates sotsiaalmeediat, lugedes uudiseid, mis tahes, et oma mõtteid hajutada. Kell 2:30 hommikul olin peaaegu taksot tellimas, et koju minna. See oli tobe. Olin muutunud paranoiliseks. Mrs. Cartwright oli tõenäoliselt lihtsalt segaduses, võib-olla käis tal mingi episood. Olin raisanud raha, mida mul polnud varuks ja milleks. Siis vibreeris mu telefon. Sõnum numbrilt, mille tundsin vaevu ära. Võttis hetke, enne kui aru sain, see oli Mrs. Jen, kes elas minu all, korteris 4. Olime 3 kuu jooksul, mis ma seal elanud olin, võib-olla paar korda tere öelnud. Sõnum ütles, hei, kas sa oled ok? Meie hoone ees on politseiautod. Midagi on juhtunud. Istusin nii kiiresti üles, et tuba hakkas keerlema. Mu sõrmed värisesid, kui helistasin talle. Ta vastas kohe. Gladys, kus sa oled? Ma ei ole kodus. Mis toimub? Keegi murdis täna öösel sinu korterisse. Tema hääl oli kõrge ja hirmul. Mrs. Patterson kuulis umbes kell 11 kolinat ja kutsus politsei. Nad lõid su ukse sisse, klattus. Kõik on lihtsalt hävitatud. Mu kõht langes. Mida? Politsei on endiselt siin. Nad küsivad, kas keegi teab, kus sa oled. Nad tahavad sinuga rääkida. Ma ei saanud hingata. Mrs. Cartwright oli olnud õige. Ta oli tõepoolest õige. Gladys, kas sa oled seal? Jah. Jah, ma olen siin. Ütle neile, et ma olen turvaline. Ma tulen hommikul ja annan ütlusi. Kas sa tead, kes seda tegi? Kas sa oled ohus? Ma ei tea, sosistasin. Ma ei tea midagi. Pärast kõne lõpetamist istusin lihtsalt seal, selles räpasest hotellitubades, mu keha värises. Keegi oli murdnud minu korterisse. Nad olid ukse sisse löönud, kõik puruks teinud ja ma oleksin seal olnud. Kui Mrs. Cartwright mind ei oleks hoiatanud, oleksin maganud oma voodis, kui nad tulid. Helistasin politseijaoskonda ja rääkisin ohvitser Rodriguezega. Ta oli lahke, kuid professionaalne. Ta palus mul hommikul esimesel võimalusel kohale tulla, et anda ütlusi ja vaadata, mis on kadunud. Kas varastati midagi väärtuslikku, küsis ta. Mul pole midagi väärtuslikku, vastasin ma ausalt. Lihtsalt tavaline mööbel ja riided. See ongi kummaline, ema. Kohapeal olevate ohvitseride sõnul ei näe see välja nagu tavaline vargus. Mitte midagi silmatorkavat ei ole kadunud. Sinu televiisor on endiselt seal, sinu sülearvuti, kuid koht on täielikult segamini. Sahtlid on tühjaks tehtud, kapid on läbi otsitud, isegi sinu madrats on üle pööratud, nagu keegi oleks otsinud midagi spetsiifilist. Mu veri tõusis jääkülmaks. Otsides mida? Seda loodamegi, et saaksid meile öelda. Mul polnud vastuseid. Pärast kõne lõpetamist heitsin hotellivoodisse tagasi ja vaatasin veega kaetud lae poole. Mu mõtted jooksid ringi, kuid ei liikunud kuhugi, nagu hamstriratas. Kes võiks minu korterisse murda? Mul polnud vaenlasi. Mul ei olnud midagi varastada. Olin lihtsalt keegi, lahutatud kuller, kes püüdis ellu jääda. Kuid Mrs. Cartwright oli teadnud. Kuidas oli ta teadnud, et nad tulevad? Ma ei maganud üldse. Vaatasin, kuidas taevas aeglaselt mustast halliks muutus läbi õhukeste kardinate. Kell 5:30 ei suutnud ma enam oodata. Panin riidesse, registreerisin end hotellist välja ja suundusin 5. ja Mapli tänavale. Linn hakkas just ärkama. Mõned varased kommuterid kiirusid mööda kohvikruusidega. Kohalikud kaubikute müra täitis tänavaid, külm ja niske õhk lõikas läbi. Härra Cartwright oli juba kohal, istudes oma tavalisel kohal, kuid täna oli tema olemus teistsugune, erksam. Tema silmad särasid, selged ja fokusseeritud. Kui ma temale lähenesin, noogutas ta pead, nagu oleks ta mind oodanud. Istusin kõnniteele tema kõrvale, süda põksudes. Sa olid õigus. Keegi murdis mu korterisse sisse eile öösel, ütlesin ma, hirmu ja ärevust tundes. Ma tean, vastas ta vaikselt. Kuidas? Kuidas sa teadsid, küsisin, tema pilku tundes. Helen vaatas mind pikalt, nagu uurides mu nägu. Siis ütles ta, sest ma olen sind jälginud ja olen jälginud ka inimesi, kes on mind jälginud. Mu nahk tõmbus külmaks.
mida sa räägid? Mitte siin. Helen heitis ringi pilgu, tundes, et oleme liiga avatud. Käime minuga, ütles ta, tõustes üles üllatavalt kergelt, vaatamata oma habrast välimusest. Hakkasin teda järgnema, mu jalad kiirusest veidi komistasid. Me kõndisime 3 kvartalit vaikselt, keerates mööda tänavaid, millest ma kunagi polnud tähele pannud. Lõpuks peatusime väikeses pargis, kus oli vaid muruplatsi ja mõned pingid ning krussis puud. Helen istus ühele pingile ja ma istusin tema kõrvale kehapinges. Minu nimi on Helen Cartwright, alustas ta. 30 aastat tagasi tunnistasin ma ühe idarannikul kõige ohtlikuma kuritegevuse organisatsiooni vastu. Silmad lahti, vaatasin ma seda habrast naist, kes oli kurjategijaid kukutanud. Pärast kohtuprotsessi pidin ma sisenema tunnistajate kaitseprogrammi, jätkas ta. Nad tahtsid anda mulle uue nime, uue elu, viia mind kuhugi kaugele, kuid ma keeldusin, sest mul oli midagi, mida nad vajasid. Tõendid. Tõelised tõendid, mis võiksid hävitada kogu organisatsiooni, mitte vaid mõned liikmed. Ja ma ei saanud riskida, et need tõendid kaovad mingisse valitsuse arhiivi. Mida sa siis tegid? Küsisin, hing kinni. Ma peitsin need. Peitsin need turvalisse kohta ja jäin lähedusse, et neid kaitsta. Ma muutusin nähtamatuks. Just selliseks, nagu sa mind nägid. Kodutuks naiseks, kelle kõrval inimesed lihtsalt mööda kõndisid. 30 aastat olen ma seal nurgas istunud, jälginud, oodanud, et keegi ei leiaks seda, mida ma kaitsen. Mu pea käis ringi. Aga mis sel kõigel minuga pistmist on? Miks keegi murdis mu korterisse? Küsisin murelikult. Helen nägi kurba välja. Sest 3 kuud tagasi hakkasid sa igapäevaselt mulle raha tooma. Samal ajal, sama rutiiniga. Ja keegi märkis seda, ütles ta. Kes? Organisatsioon, kelle vastu ma tunnistasin. Nad ei ole mind kunagi unustanud. Nad on mind kogu need aastad otsinud, püüdes leida tõendeid, mille ma peitsin. Neil olid inimesed mu vanal nurgal silma peal, juhuks kui ma kunagi tagasi tuleksin. Enamiku päevadest ei peatunud keegi mind vaatama. Ma olin nähtamatu, just nagu ma pidin olema. Helen tegi pausi, tema hääl muutus madalamaks. Siis tulid sina iga päev nagu kellavärk. Noore naisega, kellel selgelt ei olnud palju raha, aga kes peatus igapäevaselt, et anda mulle, mis iganes tal üle jäi. See tekitas nende uudishimu. Nad hakkasid sind jälitama, võtma pilte, tegema taustauuringuid. Oh jumal, sosistasin ma, hirmu tundes. Nad said teada, et sa oled hiljuti lahutatud, et su eksabikaasa, ta tegi pausi. Helen Cartwright ja mina istusime pargipingil, ümbritsetud varahommikuse vaikuse ja pehmete kiirtega, mis aeglaselt tõusid horisondilt. Mul oli tunne, et kogu maailm on meie ümber peaaegu nähtamatu, nagu oleksime kahekesi mingi salajase teema sees, millest keegi teine ei teadnud. Heleni hääles oli tõsidus, kui ta ütles, sinu endine abikaasa on nendega seotud, klattis. Mitte sügavalt, aga piisavalt. Tema sõnad kandsid eneses kaalu, mis pani mu südame kiiremini põksuma. Nad palkasid ta, et uurida su korterit, et teada saada, kas sa töötad minuga koos, kas ma olen sulle tõendeid andnud. Thomas oli selle asja sees. Heleni hääl oli pehme, kuid selles peitus teravust, mis ei lasknud mul olukorra tõsidust alahinnata. Öösel käisid 3 meest su korteris, kui sa pidi magama jääma, jätkas ta. Nad otsisid igasuguseid märke, et sa teadsid minust, tõenditest, kõigest, mis on juhtunud. Mu kõhus pööras midagi, sest ma ei teadnud midagi. Ma olin lihtsalt püüdnud olla lahke. Ma tean, laps, ütles Helen. Seepärast pidin ma sind hoiatama. Sa oled selles kõiges süütu, kuid nemad ei tea seda. Ja kuni nad on kindlad, et sa ei ole oht, oled sa ohus. Me vaikisime hetkeks. Park oli vaikne, koerajuhid möödusid meist, isegi ei vaadanud meie suunas. Mõtlesin, kui palju nähtamatuid inimesi maailmas ringi käib. Kui palju lugusid peidab end igapäevaelu rutiinis. Kuidas nüüd edasi, küsisin lõpuks, mu hääl vaevu kuuldav. Helen sirutas oma käe, võttis mu käe enda omasse. Tema nahk oli papüürusena õhuke, kuid haarekindel. Nüüd on sul valik. Sa saad minema jalutada. Mine politseisse, räägi neile kõik, mida ma sulle rääkisin, ja lase neil sellega tegeleda. Nad panevad sind tõenäoliselt kaitse alla.
Sa oled turvaline. Helen vaatas mind oma helesiniste silmadega ja ma märkasin neis midagi, mida ma varem ei olnud näinud: jõudu, kindlat tahet, lootust. Või aita mul lõpetada see, mida ma alustasin 30 aastat tagasi. Ma oleks pidanud minema. Iga normaalne inimene oleks nii teinud. Aga seal pargipingil, Helen Cartwrighti kõrval, tema lugu kuulates, toimus minus midagi. 3 kuud olin olnud ohver. Thomasi ohver. Lahutuse ohver. Elu ohver. Võib-olla olin ma väsinud jõhkrast jõhkrusest, mis mind ümbritses. Mida ma pean tegema, küsisin. Helen pigistas mu kätt, siis lasi lahti. Esiteks pead sa aru saama, milleks sa end sisse seod. See ei ole mingi seikluse lugu. Need inimesed on ohtlikud. Nad on juba tapnud. Nad tapavad uuesti, kui nad arvavad, et keegi neid ohustab. Aga mina olen neile keegi, vastasin. Ma ei tea midagi. Veel, ütles Helen. Aga kui sa aitad mind, siis sa saad teada. Ja see teeb sinust ohu. See teeb sinust sihtmärgi. Käesolev hetk oli muutumas, kui jooksja möödus meist, muusikat kuuldes, teadmata, et 3 jalga eemal käib meie vahel kriitiline vestlus. Hommik valgustus üha rohkem, peagi täituvad parkinimesed, kes jalutavad koeri, joovad kohvi ja elavad oma tavapärast, ohutut elu. Räägi mulle kõik, ütlesin. Alates algusest. Helen noogutas aeglaselt. Ta nägi äkitselt väsinud välja, nagu mõtleks ta minevikule, mis oli teda väsitanud. 30 aastat tagasi ei olnud ma kodutu. Tööle hakkasin ma raamatupidajana ühes laevanduse ettevõttes, nimetusega Riverside Logistics. See näis olevat tavaline äri. Laod, autod, paberimajandus. Mina tegin raamatupidamist, jälgisin kulusid, esitasin makse. Mitte midagi põnevat. Helen tegi pausi, jälgides, kuidas tuvi nokkis maapinnale laotatud puru. Aga umbes 6 kuu möödudes hakkasin ma märkama asju. Raha, mis ei klappinud. Saadetised, mis läksid aadressidele, mida polnud olemas. Helen istus laua taga, käed kergelt värisevad, kui ta rääkis. Maksed tarnijatele, ma ei leidnud neist mingit jälge. Alguses arvasin, et see on lihtsalt lohakas raamatupidamine. Aga mida rohkem süvenesin, seda rohkem valeasju avastasin. Mis seal tegelikult toimus? Ta tõstis pilku ja vaatas mind sügavalt silma. Riverside Logistics oli pettemäng. Ettevõtet kasutati narkootikumide, relvade ja raha liigutamiseks kogu idarannikul. Nad pakkisid ebaseaduslikud kaubad legitiimsete saadetiste sisse, koostasid valearveid ja valeettevõtteid raha pesemiseks. Ja mul oli sellele kõigele juurdepääs. Iga tehing, iga saadetis, iga must dollar. Helen võttis sügava hinge ja jätkas. Need olid esimesed korrad, kui ma seda lugu kellelegi rääkisin ja see kõik tuli mulle jälle meelde. Ma tegin kõigist dokumentidest koopiaid. Ma ei teadnud, mida ma nendega teen, aga ma teadsin, et see oli tõendusmaterjal millegi halva kohta. Ühel ööl, olles kontoris hilja tööd tegemas, kuulsin ma laost hääli. Ma teadsin, et oleksin pidanud lahkuma, kuid uudishimu tõukles mind vaatama. Ma nägin, kuidas nad tapsid kedagi. 2 meest organisatsioonist ja 1 mees, keda ma ei tundnud. Nad tulistasid teda ja mähkisid tema keha plastiku sisse. Nad naersid ja naljasid, nagu see ei olekski midagi. Külm värin läbis mind. Mida sa siis tegid, küsisin. Ma jooksin, ütles Helen. Hommikul läksin otse FBI-sse ja andsin neile kõik. Kõik dokumendid, kõik arvestused ja oma tunnistus selle kohta, mida olin näinud. Nad olid elevil. Nad ütlesid, et olin neile andnud suurima juhtumi, millega nad aastaid tegelenud olid. Helen jätkas, et nad vahistasid 12 inimest, sealhulgas selle mehe, kes kogu operatsiooni juhtis. Kohtuprotsess kestis 2 aastat. Ma andsin tunnistusi igal kuulamisel, igas deponeerimises. Ma vaatasin nende meeste silmadesse ja rääkisin tõde sellest, mida nad olid teinud. Heleni ilme muutus tõsiseks. Nad kõik saadeti vangi. Pikad karistused, eluaegsed karistused mõnele. Aga siin on asi, mul oli ainult tõendusmaterjal 12 inimest, aga organisatsioon oli palju suurem. Seal olid ülemused, kelle tegevust ma ei suutnud tõestada, sidemed, mida ma ei saanud dokumenteerida, kuriteod, mille kohta mul ei olnud tõendusmaterjali.
FBI ütles, et see, mida ma neile andsin, oli piisav, aga ma teadsin, et see ei olnud. Ma teadsin, et organisatsioon taastub. Ma kuulsin, kuidas ta hinge tõmbas, justkui mälestused voolasid tagasi. Kohtuprotsessi ajal õppisin ma palju. Ma jälgisin iga sõna, iga nime, mis mainiti. Pärast kohtuprotsessi soovis FBI mind tunnistajate kaitseprogrammi panna. Nad ütlesid, et organisatsioon tuleks minu järele kätte maksma. Ja nad olid õiged. Oli ähvardusi, katseid mind leida, kuid ma ütlesin neile ei. Ja miks, küsisin, kuigi teadsin vastust. Kuna mul olid kõik originaaldokumendid ja ma olin nendele juurde lisanud. Nimesid, mida ma kohtuprotsessi ajal kuulsin, sidemed, mille ma kokku panin, pangakontod, mille ma leidnud olin. Üle 30 aasta olen ma koostanud täieliku pildi kogu organisatsioonist. Iga osalise, iga toimepandud kuriteo, kõik, mis on vajalik, et nad kõik jäädavalt maha võtta. Helen vaatas mind otse. Aga ma olen nüüd vana, klattis. Olen 78. Mu käed värisevad. Mu mälu ei ole enam see, mis kunagi. Ma ei saa seda tõendusmaterjali igavesti kaitsta. Pean selle edasi andma kellelegi, kes saab lõpetada, mida ma alustasin. Miks mitte anda see lihtsalt FBI-le juba nüüd, küsisin. Heleni naer oli kibedus täis. Kuna ma ei tea, kellele enam toetuda. Organisatsioonil on olnud 30 aastat aega, et oma inimesi seadusandlikesse asutustesse, kohtutesse ja valitsuse büroodesse paigutada. Kui ma annan selle tõendid valele inimesele, siis need kaovad. Ja nii ka mina. Just siis möödus meist naine, kes lükkas lastevankrit. Tema beebi nuttis. Tavalised probleemid, tavaline elu. Mul on üks inimene, kellele usaldan, jätkas Helen. See on pensionil olnud FBI agent Walter Barnes. Tema juhtis minu algset juhtumit. Ta on oodanud aastaid, et ma temaga ühendust võtaksin. Ta teab, et mul on rohkem tõendeid. Ta on öelnud mulle korduvalt, et kui ma olen valmis, aitab ta mul need turvaliselt esitada. Kuid miks sa ei ole seda teinud, küsisin ma ettevaatlikult. Sest ma kartsin. Ja mul ei olnud kedagi, kellele usaldada, et aidata mul neid edastada. Walter elab linna teises otsas. Kui ma üritaksin tõendeid ise talle toimetada, näeks organisatsioon seda. Nad on mind kõik need aastad jälginud, oodates, millal ma sammu teen. Ma olen neile nüüd liiga tuntud. Helen pöördus täielikult minu poole. Aga sina ei ole. Sa oled nende jaoks nähtamatu, just nagu mina kunagi olin. Sa oled kuller. Sa käid iga päev üle linna. Keegi ei mõtleks kahtlast, kui sa toimetaksid midagi Walterile. Mu süda hakkas kiiremini põksuma. Sa tahad, et ma toimetaksin tõendid talle? Jah, aga siin on probleem. Nad teavad sinust nüüd. Nad murdsid sinu korterisse, otsides meie vahel seost. Nad jälgivad ka sind. Siis kuidas? Loome tähelepanu kõrvalejuhtimise, ütles Helen. Tema silmad olid nüüd teravad ja keskendunud. Ma lähen tagasi oma nurka nagu tavaliselt. Teen end nähtavaks. Tõmban nende tähelepanu. Samal ajal võtad sina tõendid ja toimetad need Walterile. Kui nad jälgivad mind, ei jälgi nad sind. Aga nad võivad sulle haiget teha. Kui nad saavad aru, mis me teeme, et... Helen katkestas mind. Ma olen 78-aastane. Olen elanud kauem, kui kunagi oodata oskasin. Kui ma suren, kaitstes neid tõendeid, kaitstes tõde, on see hea surm. Paremini kui sureda üksi tänavanurgal, hoides seda saladust igaveseks maetud. Ma tahtsin vaielda, kuid nägin tema näos kindlat otsust. Ta oli ammu nende riskidega leppinud. Kus on tõendid, küsisin vaikselt. Kusagil turvaliselt. Koht, kuhu nad kunagi ei mõtleks. Viin sind sinna nüüd. Me tõusime pingilt. Mu jalad tundusid nõrgad. Ma tõepoolest tegin seda. Ma tõepoolest aitasin naist, keda ma vaid väheselt tundsin, kukutada ohtliku kuritegevuse organisatsiooni. 3 kuud tagasi olin ma õpetaja, kellel oli tavaline elu. Nüüd olin ma mis? Kuller, tunnistaja, kaasosaline. Helen hakkas kõndima ja ma järgnesin talle. Lahkusime pargist ja suundusime tänavatele, mis muutusid järjest tühjemaks. Siinsetes ärihoonetes olid uksed kinni, aknad kinni löödud. Hooneid ümbritses mahajäetud tunne.
Lõpuks seisis Helen vana kiriku ees. Aknad olid kaetud puitplaatidega. Uks oli ahelatega kinni seotud. Silt teatas, hukatud, sisenemine keelatud. Siin oled sa 30 aastat tõendeid varjanud, küsisin ma imestunult. Helen tõi taskust väljavõtme. See oli esimesed asjad, mida ma kunagi temalt näinud olin. Mõnikord on parim peidupaik seal, kus kõik arvavad, et midagi pole. Helen avas ukse, mille olemasolu ma isegi ei olnud märganud. See kriiksus ja avanes pimedusse. Kas sa oled tõeliselt kindel, küsis Helen veel kord. Kui sa näed, mis seal sees on, kui sa tead, kus see asub, ei ole tagasipöördumist. Sa oled osa sellest. Mõtlesin Thomasest, Amberist, oma väikese korteri elust, kus tundsin end väärtusetuna ja nähtamatuna. Olin 3 kuud püüdnud teha ühte head tegu julmas maailmas. Ma olen kindel, vastasin ja järgnesin Helen Cartwrichtile pimedusse. Kirikusse astudes tabas mind tolmu ja lagunemise lõhn. Helen tõi välja väikese taskulambi, mida ma polnud kunagi varem näinud, ja valguskiir lõikas läbi pimeduse. Varjudes hakkasid ilmnema kujundid. Murdunud pingid, mis olid seinte vastu kuhjatuna, linnutroppidega kaetud põrand ja laesaugud, kust vihm oli aastaid läbi tilkunud. Ole ettevaatlik, ütles Helen. Põrandalaudade kohati on nõrgad. Liikusime aeglaselt mööda endist kesktee. Meie sammud kajaid tühjas ruumis. Üksikud linnud liikusid meie kohal lae all ja kuskil nurgas kostus midagi, mis põgenes, tõenäoliselt rotte. Helen liikus kirikus, nagu oleks ta igat selle nurka tundnud. Ta viis mind peamisest osast mööda, uksest, mis oli altaris taga. Sisenesime väiksemasse ruumi, mis kunagi võis olla kantselei või preestri ettevalmistusruum. Seal ei olnud midagi peale tolmu ja paar katkist mööblieset. Helen suundus kaugesse nurka ja laskus põlvili, tema vanad põlved nagisedes. Ta jooksutas sõrmi põrandalaudade kohal, kuni leidis selle, mida otsis. Aita mind sellega, ütles ta. Ma laskusin tema kõrvale. Ta oli leidnud laua, mis nägi välja veidi erinev teistest, uuem ja vähem kulunud. Koos tõstsin selle üles. Selle all oli metallkast, mis nägi välja nagu midagi, mida võiks kasutada oluliste dokumentide hoidmiseks. Helen tõi selle ettevaatlikult välja, nagu see oleks midagi hindamatut. Ja tõepoolest oli see nii. See kast sisaldas 30 aastat tema elu. 30 aastat hirmu, julgust ja otsustavust. Helen avas selle. Sees olid paberihunnikud, kõik korraldatud kaustades ja kummipaeladega seotud. Seal olid fotod, mõned mustvalged, teised värvilised, kõik näitasid inimesi paikades, mida ma ei tuntud. Seal olid väikesed märkmikud, mis olid täidetud Helene käekirjaga, nimed, kuupäevad ja numbrid. Seal oli USB mälupulkade kogum, tõenäoliselt tosin neist, igaühel siltkuupäevadega. Ja põhjas olid vanad kassettplaadid, sellised, mida keegi enam ei kasuta. See on kõik, ütles Helen vaiksel häälel. Nimed, kuupäevad, pangakontod, saadetiste kirjed, vestluste salvestused, fotod kohtumistest. Olen dokumenteerinud iga kuriteo, mille kohta ma tõendeid leidsin. Iga osalise, iga rahaga seotud dollari, iga ebaseadusliku saatmise, iga mõrva. Ma vaatasin kasti sisu. See nägi välja nii tavaline, lihtsalt paberid, fotod ja vana tehnoloogia. Kuid see tähendas purustatud elusid, perede lagunemist ja 3 aastakümne vältel viibinud õiguse ootamist. Miks sa hoiad seda siin, küsisin ma, kui seisisime mahajäetud kiriku ees. Sest kirikud on pühad kohad, isegi kui need on tühjad. Enamik inimesi ei häiri neid austuse või ebausuga seoses, vastas Helen. Ta jätkas, et just see kirik oli talle eriliselt tuttav, kuna ta tundis sealset preestrit, isa Mikaelit, head ja abivalmis meest, kes aitas tal seda varjata enne oma surma. Ta ei rääkinud sellest kellelegi, lisas Helen vaikselt. Ta tuli siia kord nädalas, et kontrollida olukorda ja lisada uusi teateid, kui midagi uut selgus. Keegi polnud kunagi seda puutunud. Helen hakkas kastist asju välja võtma ja näitas mulle, mis igas osas peidus oli. Need kaustad on finantsandmed, varifirmad, valearved ja rahajäljed. Need fotod näitavad kohtumisi organisatsiooni liikmete ja korruptsiooniga seotud ametnike vahel. Need sülearvutid sisaldavad kõigi osaliste nimesid ja aadresse. Ta hoidis ühte kassettide seeriat kõrgel.
Need on vestlused, mille ma registreerisin algse uurimise ajal. Vestlused, mida FBI kunagi ei kuulnud, kuna ma ei usaldanud kõiki selles ametis. Mida me nüüd teeme? Kuidas me kõik selle Walter Barnesile toimetame, küsisin ma, me ei saa kasti kanda, see on liiga silmatorkav. Me peame kõik normaalsesse kotti panema, midagi, mida kannaksid kullerid teed. Seljakott, midagi, mis ei paista silma, lisas ta. Võtsin oma telefoni välja. Mis on tema aadress? Helen ütles selle peast. Otsisin selle kaardirakenduses üles. Walter Barnes elas naabruses, mis oli bussiga umbes 40 minuti kaugusel. Teekond viis mind mööda mitmest peatusest, läbi tihedate piirkondade ja vaiksete elamute. Millal ma peaksin minema, küsisin. Täna. Kohe. Mida kauem me ootame, seda ohtlikumaks see muutub. Helen hakkas hoolikalt tõendite metallekasti tagasi panema. Aga kõigepealt peame valmistuma. Peame kindlustama, et sa tead täpselt, mida teha. Istusime selle mahajäetud kiriku tolmusesse põrandasse ja Helen selgitas mulle plaane samm-sammult. Ma võtan tõendid oma töö seljakotti, mida kasutan igapäevaselt kohale toimetamiseks. Jätkan oma tavapärast bussiteed, nagu oleksin tööle minemas. Walteri aadressil koputan uksele ja ütlen just need sõnad, Helen saatis mind. On aeg. Walter teab, mida see tähendab. Ta on seda päeva oodanud aastaid. Ta võtab tõendid ja teab, mida nendega edasi teha. Kuidas sinuga? Mida sina teed, küsisin ma. Heleni naeratus oli kurb, kuid rahulik. Ma lähen tagasi oma nurka. Istun seal nagu alati. Kui keegi jälgib ja nad tõenäoliselt teevad, näevad nad mind minu tavalisel kohal. Neil pole põhjust arvata, et midagi on muutunud. Aga mis juhtub, kui nad tulevad sinu järele, küsisin murelikult. Heleni naeratus oli ikka veel rahulik. Siis ma lahendan selle. Mul on olnud hea elu, klattus. Pikem kui enamusel ja olen veetnud 30 aastat selle tõe kaitsmisega. Kui see maksab minu elu selle lõpuks avalikuks saamise eest, olen ma sellega rahul. Mu silmad täitusid pisaratega. Ma ei taha, et sinuga midagi juhtuks. Ma tean, laps, ütles ta leebelt, aga mõned asjad on suuremad kui üks inimene. See on suurem kui mina. See on suurem kui sina. Oli aeg, mil Helendav õigus ja õiglus pidid saama teoks. Helen teadis, kui tähtis oli hoida kurjategijad kaugel kõigist, keda nad olid kunagi haiget teinud. Kuigi ma tundsin, et ta oli õige, valdas mind endiselt kahtlus, et panen ta ohtu. Järgmise tunni veetsime iga detaili läbi arutades. Helen andis mulle Walteri telefoninumbri, juhuks kui midagi peaks juhtuma. Ta sundis mind plaani 3 korda kordama, kuni suutsin selle täpselt retsiteerida. Helen näitas mulle, millised dokumendid olid kõige olulisemad, millised USB-mälupulgad sisaldasid kõige tõhusamat tõendusmaterjali. Lõpuks pakkis ta kõik mu seljakotti. See oli üllatavalt raske, mitte ainult füüsiliselt, vaid ka selle tõttu, mida see kõik tähendas. Veel üks asi, ütles Helen, kui tõmbas metallkarbi põhjast välja väikese ümbriku. Kui minuga peaks midagi juhtuma, anna see Walterile ka. See on kiri, kus on kirjas kõik. Kus tõendid pärinevad, kuidas ma need kogusin, miks need on usaldusväärsed. See aitab tal neid õigesti esitleda. Võtsin ümbriku ja panin selle seljakoti esikotti. Koos lahkusime kirikust, Helen lukustades meie taga külgluku. Väljaspool oli hommik muutunud keskpäevaks. Päike paistis kõrgel ja eredalt, inimesed käisid ringi, sõitsid autodega, elasid oma elu. Tavalised inimesed tavaliste muredega. Vaikselt suundusime tagasi 5. ja Vahtrasse, mu seljakott tundus nagu kaaluks 100 naela. Olin pidevalt ette valmistunud, et keegi peatab meid, küsib, mida me kanname, teab, mida me plaanime. Kuid keegi ei pööranud meile tähelepanu. Me olime nähtamatud, just nagu Helen oli olnud viimased 30 aastat. 5. ja Vahtra nurgal seisis Helen ning pöördus minu poole. Tema ilmes oli midagi uut, lootus. Aitäh, ütles ta vaikselt. Et nägid mind, kui kõik teised kõrvale vaatasid. Et hoolisid, kuigi sul oli igasuguseid põhjuseid mitte hoolida. Sa päästsid mu elu, olles lahke. Nüüd palun sind, päästa palju teisi elusid, olles julge. Hõikasin teda ettevaatlikult, kartes, et ta võib murduda.
Ta kallistas mind tagasi, tema peened käed olid üllatavalt tugevad. Ole ettevaatlik, sosistas ta. Usalda oma instinkte. Kui midagi tundub vale, ära ignoreeri seda. Ma teen seda, vastasin. Ja klattis, kui see kõik on läbi, kui on jälle ohutu, siis sööme koos õhtusööki. Tõelist õhtusööki tõelises restoranis. Mina kutsun. Mu silmad täitusid pisaratega, kuid naeratus mu näol oli siiras. Mulle meeldiks see. Helen istus oma tavapärasesse kohta, justkui igal teisel päeval, kohandades end oma pappkarbi peale. Igaühe jaoks, kes kõrvalt vaataks, tundus see täiesti normaalsena. Ma kohandasin oma seljakotti ja suundusin bussipeatuse poole, sundides end mitte tagasi vaatama. Keskendusin sellele, et panna üks jalg teise ette, et hingata normaalselt, et näha välja nagu iga teine inimene, kes elab oma päeva. 3 tänava kaugusel tundsin seda. Kurgus kargav tunne, nagu keegi jälgiks mind. Vaatasin ringi, püüdes mitte olla liiga ilmne. Siis märkasin tumedat autot, mis seisis üle tee. Mootor püsis töös, aknad olid tumendatud, keegi ei tulnud ega läinud, lihtsalt istus seal. Mu süda hakkas kiiremalt lööma. Kas see olid nemad? Kas mind jälitati? Pöörasin nurga taga, samal ajal kiirendades sammu. Bussipeatus oli 2 tänavat edasi. Nägin pingiga varustatud peatuses inimesi ootamas. Turvalisus on rahva hulgas, mõtlesin. Peitsin oma hirmu ja püüdsin sinna jõuda. Selja taga kuulsin autode ust avanevat ning mu jalad hakkasid jooksma. Mu jalad lõid kõnniteel rütmi, kuid mu seljakott, mis oli täis 30-aastaseid saladusi, tõmbles iga sammu juures. Selja taga kostusid sammud rohkem kui ühe inimese hääl. Ma ei julgenud tagasi vaadata, tagasi vaatamine aeglustaks mind. Bussipeatus oli juba 1 kvartalis. Nägin seal inimesi, tavalisi inimesi, kes ootasid pärastlõunast bussi. Kui vaid suudaksin sinna jõuda, kui vaid suudaksin rahva hulka sulanduda. Klattis, kostus hääl, mis peatas mu hetkeks. Tundsin selle hääle ära. Pöörasin ringi, hingeldades. Toomas seisis 20 jalga eemal, nägu kahvatu ja habemeta, seljas samad riided, mis tal tõenäoliselt eile olid. Tema taga seisis 2 meest, keda ma polnud kunagi varem näinud. Nad kandsid tumedaid ülikondi ja nende näod olid emotsioonituks muutunud, justkui tegid nad halba raha nimel. Klattis, palun, ütles Toomas, tema hääl murdus. Lihtsalt peatu. Räägi meiega. Hoia minust eemal, mu hääl värises, kuid ma seisin kindlalt. Bussipeatuses olevad inimesed hakkasid meid märkama. Üks naine tõmbas välja oma telefoni. Üks meestest astus sammu lähemale, tema silmad olid külmad ja põsel oli arm. Me vajame seda kotti, ütles ta. Ma ei tea, millest sa räägid, vastasin. Jah, sa tead. See vana naine andis sulle midagi. Me peame seda tagasi saama, Toomas liikus lähemale. Klattis, mul on tõeliselt kahju. Ma olen nii kahju kõigest. Lahutusest, Amberist, korterist. Ma ei tahtnud seda, aga need inimesed, nad teevad sulle haiget, kui sa ei anna neile, mida nad tahavad. Nad teevad haiget ka mulle. Palun. Vaatasin oma endist abikaasat, meest, keda olin 7 aastat armastanud ja tundsin vaid vastumeelsust. Sa andsid neile võtmed mu korterisse. Aitasid neil sisse murda, kui ma pidin magama. Ma ei teadnud, et nad seda nii teevad. Nad ütlesid, et nad peavad lihtsalt ringi vaatama. Nad ütlesid, et nad ei tee lärmi, et sa ei saagi teada. Sa oled naljakas, ütlesin. Armiga mees liikus oma jope poole. Nägin seal midagi, tõenäoliselt relva. Minu veri külmus. Kott, ütles ta uuesti. Nüüd. Bussipeatuses olev naine filmis meid nüüd kindlasti. Üks mees tõmbas ka oma telefoni välja. Sekunditega olid 3 inimest juba meid salvestamas. Armiga mees vandus vaikselt. Ta haaras Tomase käest ja hakkas teda tagasi tumeda auto poole tõmbama. Me lahkume nüüd, kuid tõendid ei ole väärt arestituks jäämist, ütles ta. Nad taandusid autole, armiga mehe silmad olid kogu aeg minu peal. Päev, mil kõik muutus, algas tavalise hommiku moodi, kuid varsti selgus, et see polnud kaugeltki tavaline päev. Kui nad lahkusid, jättis nende pilk mulje, et asi pole sugugi lõppenud.
autorehvid kriuksusid, kui nad sõidust eemale rebisid. Seisin seal värisedes, mu süda peksis nii kiiresti, et tundus, et see võib iga hetk plahvatada. Kohe astus minu poole naine, kellel oli käes telefon. Kas oled korras? Tuleks kutsuda politsei, küsis ta ettevaatlikult. Jah, suutsin ma vaevu öelda. Palun, kutsuge politsei. Järgmised 20 minutit möödusid uduselt. Politseiautod saabusid, ametnikud võtsid ütlusi kõigilt, kes olid sündmuse pealt näinud. Rääkisin neile, mis juhtus öösel, Thomasest ja sellest, et mind jälgiti. Helenist ja tõenditest ei maininud ma veel midagi. Olin ettevaatlik, kuni teadsin, kellele võin usaldada. Üks ametnik, noor naine, kelle silmad olid sõbralikud, sõidutas mind politseijaoskonda. Seal soovisid nad, et vaataksin pilte, et näha, kas suudan tuvastada mehed, kes mind ähvardasid. Kuid mul oli tunne, et see ei aita. Need ei olnud tänavakurjategijad, kellel oleks eelnev kriminaalne ajalugu, need olid professionaalsed jõhkrad, kes oskasid jääda märkamatuks. Istusin jaoskonnas ebamugaval plasttoolid, hoides oma seljakotti nagu elupäästjat, püüdes välja mõelda, mis edasi teha. Minu plaan oli purunenud. Nad teadsid, et mul on midagi väärtuslikku. Nad jälgiksid mind. Kuidas ma suudaksin tõendid Walter Barnesile toimetada? Siis märkasin teda. Politseinik Walsh, sõbralik politseinik, kes patrullis lähedal asuval viiendikul ja vahtratel. Ta kõndis jaoskonnas ringi, kohvi juues, noogutades teistele ametnikele. Kui ta mind nägi, muutus tema näoilme murelikuks. Klattis, mida sa siin teed? Suutsin teha kiire otsuse. Võib-olla oli see rumal. Võib-olla kahetsen seda hiljem. Kuid Helen oli öelnud, et pean usaldama oma instinkte ja kõik mu instinktid ütlesid, et politseinik Walsh on üks headest. Ma pean sinuga rääkima, ütlesin ma vaikselt. Kusagil privaatsemalt. Ta uuris mu nägu hetkeks, seejärel noogutas. Järgi mind. Ta viis mind väikesse küsitlustuppa ja sulges ukse. Istusin tema vastas, hoides endiselt oma seljakotti nagu elupäästjat. Mis toimub, küsis ta õrnalt. Ja siis rääkisin ma talle kõigest, Helenist, tõenditest, organisatsioonist, Thomasest, sissemurdest ja meestest, kes mind just ähvardasid. Rääkisin 15 minutit järjest, samal ajal kui politseinik Walsh kuulas mind katkestamata. Kui lõpetasin, toetas ta end tagasi toolile ja võttis pika hingetõmbe. See on tõeliselt huvitav lugu. Ja see on tõsi, kõik see. Võtsin seljakotist välja ühe kausta, et talle näidata. Vaata. Politseinik Walsh avas kausta ja hakkas lugema. Tema silmad avardusid, kui ta lehti sirvis, tema nägu muutus iga hetkega tõsisemaks. Lõpuks sulges ta kausta ja vaatas mind. See on tõeline. Jah, vastasin ma, ja sa pidid selle Walter Barnesile toimetama. Kas sa tead teda? Igaühel, kes töötas õiguskaitses, on Walter Barnesist aim. Ta on legend, jätkas Walsh. Kui ta ütleb, et ta tegeleb sellega korralikult, siis ta teeb seda. Politseinik Walsh tõusis püsti. Jää siia. Ära liigu. Ära räägi kellegagi. Ma olen kohe tagasi. Ta lahkus toast. Istusin seal üksi, mu süda endiselt kiiresti põksudes. Kas olin just teinud kohutava vea? Mis siis, kui politseinik Walsh kuulus organisatsiooni? Kujutle nüüd, et tõendite hävitamine on juba käimas. Just sel hetkel, kui mul see mõte peas keerles, ilmus mees tagasi. Ta ei olnud üksi. Mees, kellega ta oli vanem, umbes 65-aastane, hallide juuste ja teravate silmadega. Ta kandis korralikku halli ülikonda ning liikus rahuliku enesekindlusega. Neiu Henderson, ütles mees, ulatades mulle oma käe. Mina olen Walter Barnes. Kergenduse pisarad voolasid mu silmadest, kui ma tema kätt surusin. See oli soe ja kindel. Walshi ohvitser helistas mulle kohe, kui sa mu nime mainisid, ütles Walter, istudes minu ette. Ta on hea mees, üks väheseid, kellele ma sellistes asjades usaldan. Otsustasin oma seljakoti lauale tõsta. Helen palus sul öelda, et on aeg, ütlesin. Walteri silmad täitusid emotsiooniga. Ta ulatas käe ja puudutas seljakotti ettevaatlikult, justkui oleks see midagi püha. Ta tegi selle ära. Pärast kõiki neid aastaid tegi ta selle lõpuks ära.
Ta on endiselt seal, ma ütlesin ärevalt. Nurgas. Kui nad saavad aru, mida me teeme, et juba tegeletud, katkestas mind Walshi ohvitser. Saatsin 2 usaldusväärset ohvitseri, et ta üles korjata. Nad toovad ta siia küsimuste esitamise ettekäändel seoses sinu sissetungiga. Ta on turvaline. Walter avas mu seljakoti ja hakkas ettevaatlikult selle sisu üle vaatama. Tema käed värisesid veidi, kui ta vaatas läbi kaustikute, fotode ja USB-mälupulkade. See on hämmastav, sosistas ta. See on kõik. Kõik, mida me 30 aastat tagasi vajasime, aga ei saanud. Mida nüüd edasi, küsisin. Walter vaatas mulle otsa, tema näos oli kindel otsus. Nüüd me põletame selle kõik maha. Järgmise 3 tunni jooksul tegi Walter Barnes telefonikõnesid, mitte lihtsalt kellegagi, vaid inimestega, kellega ta oli aastakümneid koos töötanud, inimestega, kellele ta oma elu usaldas. Föderaalsed prokurörid, ausad FBI agendid, ajakirjanikud suurtest ajalehtedest, kes olid organisatsiooni uurinud juba aastaid. Õhtuks oli väike vestlustoas saanud juhtimiskeskus. Sülearvutid olid avatud, dokumendid laiali laual ja tõsise ilmega ülikondades inimesed tegid tõenditest fotosid ja kopeerisid USB-mälupulki. FBI agent, kelle nimi oli Morrison, istus mu kõrvale. Henderson, sa oled täna teinud midagi uskumatult julget. See tõend muudab kõike. Ma lihtsalt tõin koti, ütlesin vaikselt. Helen on see, kes on julge. Helen Cartwright on olnud julge 30 aastat, nõustus Morrison. Aga ta valis sind põhjusel. Ta nägi sinus midagi, mis tegi, et ta usaldas sind oma elu kõige olulisema asja üle. 20 minutit hiljem tõi ohvitser Walsh Heleni tuppa. Ta nägi väike ja väsinud välja, kuid kui ta nägi Walter Barnesit, kes hoidis tema tõendeid, säras ta kogu nägu. Walter, sosistas ta. Helen, vastas Walter. Ta tõusis ja astus tema juurde, nad embasid nagu vanad sõbrad. Sa tegid selle ära pärast kõiki neid aastaid. Sa tegid selle lõpuks ära. Me tegime selle, parandas Helen, vaadates mind. Glattus ja mina. Astusin tema juurde ja võtsin ta käed. Need värisesid, kuid ta naeratas. Tõeliselt naeratas. Esmakordselt, alates sellest ajast, kui olin teda tundnud. Kas sa oled okei, küsisin. Ma olen vaba, ütles ta lihtsalt. Esimest korda 30 aasta jooksul olen ma vaba. Öö, mil kõik muutus, jäi kauaks meelde. Just siis, kui kuu peegeldus linnatänavatel, algasid arreteerimised. Föderaalsed agendid koondasid jõud, et teostada sissetungid 3 osariigi ulatuses. Hommikuks oli 27 inimest kinni peetud. Nende seas olid 2 politseinikku, ringkonnaprokuröri assistent ja mitmed ettevõtjad, kes olid aastaid raha pesnud. Thomas, kes oli minu elust muutunud varjuks, arreteeriti samuti. Ta ei raisanud aega, vaid andis kiiresti välja nimed ja üksikasjad, lootes kergema karistuse peale. Kui kuulsin sellest, ei tundnud ma midagi. Ta kuulus mu minevikku, mis ei määranud enam mu tulevikku. Uudised jooksid nädalate kaupa. Suur kuritegelik organisatsioon purustati pärast 3 aastakümne pikkust uurimistööd, kuulutasid pealkirjad. Intervjuud anti Walter Barnesile, kes andis kogu au julgele tunnistajale, kes ei olnud kunagi õiguse nimel alla andnud. Helene, nagu ta tegelikult nime poolest tuntud oli, hoiti meedias varjatuna, et kaitsta tema turvalisust, nagu ka mind. Me olime lihtsalt allikad ametlikes raportites, kuid me teadsime, mida olime teinud. 2 kuud hiljem seisin taas klassiruumi ees. Seekord ei olnud need 3. klassi õpilased, vaid gümnaasiumi noored, kellele kool pakkus tuge, et nad ei jääks elus maha. Lapsed, kes teadsid, mis tunne on olla nähtamatu. Esimesel päeval rääkisin neile midagi, mida olin õppinud. Mõnikord võivad kõige väiksemad head teod tuua kaasa suurimaid muutusi. Sa ei tea kunagi, millal kellegi tõeliselt nägemine võib päästa nende elu või isegi sinu enda oma. Pärast kooli suundusin ma väikesele korterile teisel pool linna. See ei olnud enam see tilluke koht, kus olin varem elanud, vaid hoopis parem ja turvalisem naabruskond. Nüüd sain seda endale lubada. Tasu, mida olin saanud organisatsiooni purustamise eest, ei olnud küll hiiglaslik, kuid piisav, et alustada elu uuesti. Helene avas ukse, kandes puhtaid riideid ja siirast naeratust. Tema korter oli lihtne, kuid mugav.
ta oli kaalu juurde võtnud, tervislikult. Tema käed värisesid endiselt veidi, kuid silmad särasid ja olid selged. Just õigel ajal, ütles ta, tõmmates mind kallistusse. Õhtusöök on peaaegu valmis. Istusime tema väikese köögilaua ümber, nautides potroasti ja köögvilju. Rääkisime kõigest ja mitte millestki. Minu uus töö, tema füsioteraapia kohtumised, raamat, mida ta luges, film, mida mina olin näinud. Me ei puudutanud Thomaset, organisatsiooni ega seda hirmuäratavat päeva, mil kõik muutus. Olime rääkinud sellest piisavalt juristide ja agentidega. Nüüd olime lihtsalt kaks sõpra, kes nautisid õhtusööki. Pärast sööki tegime koos nõusid. Helene pesi, mina kuivasin. See lihtne rutiin tundus mugav, normaalne, õige. Mõtlen, et võtaksin kassi, ütles Helene äkki. Ma olen alati tahtnud ühte, aga ei saanud varem hooldada. Sa peaksid, vastasin ma, igal ühel on kedagi, keda hooldada. Ta vaatas mind oma helesiniste silmadega. Sa hoolitsesid minu eest, kui mul seda kõige rohkem vaja oli. Ma ei unusta seda kunagi. Sa päästsid mu elu, meenutasin ma, me päästsime teineteist, parandas Helene. Õhtul, kui lahkusin, peatas Helene mind ukse juures. Gladisse, kas sa kunagi mõtled, mis oleks juhtunud, kui oleksid lihtsalt mööda käinud sellest esimesest päevast? Kui oleksid mind ignoreerinud nagu kõik teised? Mõtlesin sellele. Iga päev tõdesin, et kõik on muutumas. Kui mul oleks võimalus tagasi minna, kas ma muudaksin midagi? Vaatasin naist, kellest oli saanud mulle väga oluline inimene. See julge, sihikindel ja lahke naine, kes oli 30 aastat kaitsnud tõde. Ei, ma ei muudaks, vastasin ma kindlalt. Helen noogutas rahulolevalt. Hea, sest mina ka ei muudaks. Sõitsin koju, kui päike loojus, värvides taevast oranžiks ja roosaks. Mõtlesin, kui palju oli vaid 20 kuuga muutunud. Kuidas olin läinud tundest, et olen väärtusetu ja nähtamatu, tugevaks ja eesmärgistatud inimeseks. Üks lihtne otsus, peatuda ja kedagi aidata, oli viinud mind siia. Minu telefon piiksatas. Helenilt tuli sõnum, aitäh õhtusöögi eest. Sama aeg järgmisel nädalal. Naeratasin ja vastasin, ei jää puudu. Punase tule juures märkasin meest, kes istus nurgal kartongist plakatiga. Enamik inimesi sõitis mööda, pilku kõrvale pöörates, kuid mina nägin teda. Olin tõeliselt näinud. Kui tuli roheline tuli, tõmbasin kõrvale. Astusin autost välja ja läksin tema juurde. Andsin talle $20 arve. Ta vaatas üles, üllatunud. Aitäh, ütles ta vaikselt. Palun, vastasin mina. Ja ma tõesti mõtlesin seda, sest nüüd mõistsin, mida Helen oli püüdnud mulle õpetada. Et headus on tähtis. Et inimesi tuleb näha. Et mõnikord loovad kõige väiksemad žestid lainetusi, mis ulatuvad kaugemale, kui me kunagi ette kujutame. Naasin oma autosse ja jätkasin teekonda koju. Õhtu oli ilus, õhk jahe. Ja esmakordselt pikka aega tundsin, et olen just seal, kus pean olema. Mitte sellepärast, et kõik oleks perfektne. See polnud. Mitte sellepärast, et kõik mu probleemid oleks lahendatud. Need ei olnud. Kuid olin õppinud midagi olulist, meil kõigil on võime muuta elusid, valida headuse ükskõiksuse asemel, näha inimesi, mitte mööda kõndida. See muutis kõik. 6 kuud pärast kõike toimunut seisis Helen minuga koos vanade kiriku uste ees. Linn oli otsustanud seda renoveerida, muuta see kogukonnakeskuseks. Nad olid Helenilt küsinud, kas ta soovib tseremoonial osaleda, kui künda alustatakse. Ta oli öelnud jah, aga ainult siis, kui mina koos temaga tulen. Vaatasime, kuidas ehitajad usteketid eemaldavad. See koht, mis oli hoidnud nii palju saladusi, hakkab peagi taas täituma naeru ja eluga. Lasteprogrammid, naabruskonna koosolekud ja inimesed, kes tulevad kokku. See on sobiv, ütles Helen vaiksel häälel. See koht kaitses tõde nii kaua. Nüüd kaitseb see kogukonda. Pigistasin tema kätt. Sina kaitsesid tõde. See koht on lihtsalt seinad. Ta naeratas. Võib-olla. Kuid mõnikord vajame me kõik seinu, mille taha peituda, kuni oleme piisavalt tugevad, et avatud seista. Ta oli õige. Olime mõlemad varjunud.
Helen oma nurgal, mina oma pisikeses korteris, mõlemad nähtamatud ja hirmul. Kuid me ei varjunud enam. Kui kõndisime kiriku juurest eemale, mõtlesin oma loo pealkirjale. Kuidas see kõlaks, kui keegi seda räägiks, pärast lahutust sain uue töö. Ja iga päev jätan natuke raha vanemale naisele, kes näib näljas olevat. Ühel päeval, kui ma jälle kummardusin, haaras ta äkki mu käest ja ütles, sa oled teinud nii palju minu heaks. Ära mine täna õhtul koju. Jää hotelli. Homme näitan ma sulle midagi. See, mida ta mulle näitas, muutis kõik. Helen avas mu silmad sellele, et lahkus ja headus loovad sidemeid, mis ületavad kõik takistused. Ta tõestas, et julgus võib elada isegi kõige ootamatumates kohtades ning et tihti on just need inimesed, kes näivad kõige nõrgemad, tegelikult kõige tugevamad. Ta õpetas mulle, et õige asja tegemine ei ole kunagi kerge, kuid see on alati seda väärt. Kuid kõige olulisem oli see, et ta näitas mulle, kui oluline on olla tõeliselt nähtud teise inimese poolt. See võib päästa elu. Ja kui me suudame näha teisi, siis võime päästa ka nende elu. Kuigi Helen ei ole enam seal, peatan ma endiselt vahel 50 ja Mapli nurgal. Iga kord, kui ma seda nurka mööda lähen, tunnen, kuidas tema mälestus mind haarab. Mõtlen kõigile neile päevadele, mil ta seal istus, varjates oma saladust, oodates kedagi, kes teda märkaks. Olen tõeliselt tänulik, et ma seda tegin, sest tema nägemine aitas mul leida iseennast.